Tere kõik Seto meediahuvilise. Tämän päivän jälkipäiv, kohan meil saatekülalisest Kauksi Ülle, kes tutvustas vahtselt Seto numbrit. Tuo on siis novembrikuu number. Et kaemi siis, mis meil tämänpä siin lehe huut on. Tere Ülle. Tere Kulle ja tere Rein. Et siin on siis tõepoolest lehekene ja edimene leht on pühendet seal põhiteemale nagu Seto kultuuri nätel, mille sisu oli kaasas Seto kultuuri, seto keele ja seto lipu korgele nõstmine. Ja väga huvitavit asju oli siin nädalil. Adamsi Jüri olev kõnelnu Seto kongressi vanembite kogu kokkusaamisel, et 50 aastaka pärast kõnelda einab seto kiilt. No mi ei taha toda küll üldse kuulda, et mi ei taha küll, et nii juhtus. Ja siis 3 leelotarka ja käsitlutarka Kuremäe, Anni, Kõivo, Anne ja Hirsiku Veera oliva kirävüün otsnuses välle, säänsid erilisi vanaiksid sõnnu nagu sorima, holandõlema, löhtüme, lähtäme, horjopikkene, kräno, harjotus, saldma, moljahus. No küll oma sõna, et mida tuu sorima tähendas, toda ma joht ei tiia. Mis mulle siit nüüd miilduma, saldma, tuu on miildume, armastama, tuu võisi nagu meil rohkem kanda. Mis tuu sorima? Jah, toda saldmise juttu mi kuulsami Krasnojarskin Siberi setode käest, aga sorima on siin tuudu tähenduses lehened mahat tegema autoril Vabarna Janel, aga ma olen kuulnud, et tuud kasutades ka nõidmise ja sajatamise tähendusen. Ja, aga noid sõnnu siis es mõista ka noore ega latse klassin tegelikult inäpär tunda. Ja siis Seto nädalil iks käüdas klassiden tunda andman, Leima Evelin, Käve Nuursootska, Grünbergi Maria, Hõrnaare ja siis mahtu sinna veel kontsert, koos Leima Evelin ja Ehini Kristiina Värskan teivases kontserti eesti ja seto keele avus. Ja Seto nädalile jäi Seto Leelo konverents, nii et oli igati sisukas nätel, palju inimese kantseva Seto rõivit ja Vabarna Jane on siis ülevaated olles Seto nädalist kõigile lugejatele. Nojah, loodamis, et 50 aasta pärast kaks kõneldas veel seto kiilt. Igal juhul. Et ne kõige halvepa stsenaariumile ei käüki. Ja tõne lehekülg on kõik võimalike sündmuste peralt, sündmusi oli hulka. Siin Setomaa Latsekeve vaheaja puhul muuseumin sellen Põlva talurahva muuseumin ja siis opsevas seal Krihvliga ja Sulega kirotamist ja tundseva tõelist rõõmu ja huvi kõik võimaliku kooliteemalise näituse vasta ja oli seal koolipinkiden täitsa hiir vaikselt ja pruusavaga herneste peal põlvitada. Ja tule eest neil toda telefoni, sest tükk aigu eka miilde, et nii huvitav oli neil. Ja Soome-Ugri sündmuste poole pealt oli ka oktoobri, Riikas oktoobri meil ongi hõimukuu. Värskan peeti Soome-Ugri maailmakongressi vahekongressi ja Obinitsan oli kiili küük, väikene seminar, kus oli 2 teemat, oli siis keelepesa ja kiili oppamine Läänemere Soome rahvide sean ja oli siis veel kõiksugu rahvusköögi teemalise õpitoa ja sõnavara miilde tuletamise. Ja keelepessi tõesti teetas, tuu põhines egal maan selle vanempide jonnile ja Helsingil oma saamis saanu nii kaugele, et oli mitu aastat tehtu keelepesa ja nüüd paar tütarlast oli va juba siis opseva saami keelen edimesen klassin. Kuigi jah, seal vahekongressil ka vist ja nendel seminaridel jäi üks kostuma, et ne keele oma väga kõvasti ärhävne. Kõik ne soome-ugri keele, pääle muidugi
Soome, Eesti ja Ungari, mis on suurõppekeel, aga väikestel keeltel on vist ikkagi päris kehva. No tollega riiklikul tasandil ka kõvasti vaivan, et nii kaugele asi lähessi. Nii, aga kolmas lehekülg. Juubilar meil siin. Kolmandal leheküljel saa mitte üle ega ümbre, et Riitsar Evar pidasi 50. juubelit ja tollel puhul koosti talle väikese kirjaliku küsimuse, millele ta siis kirjalikult vastas. Väga rasse oma kaasaga intervjuud tette, aga saime kuigi hakkama, et veidikese säänest time eluloost, kus ta mingite asju manu Setomaal jõudse obinitsan üles kasuden, mida ta maailman ringi kai ja sest time praegustest tüüst ja hobidest. No Evariga on õnneks vist lihtsalt intervjuud tetta selle, et ma arvan, see lehekülg sai päris kähku täis, et tal on nii palju tegemisi. Küll ta laul ja tege õppetüüd ja tege bändi ja et väga mitmekülgne. Et mul on küll igatahes hea meel, et mul sääne sõber on olema. Jah, te olete esiki üte pildi peal ja kui ma seda pilti nüüd ka, siis tule mulle meelde Uusvada küla vana foto, kus vana Uusvada mehe laulseva ja oli üpristi sarnatse. Et tollel mõtten on väga vahva, et nimisi perimust koon edesi kannatum tunduvalt lõbusab. No nii. Paar sammukest Saksa jälgibitte Setomaal. Mul on väga hää meel, et Vahur Abrams viitsis saa ja võt ette mi ajaloost siit põnevit esseiistlikult lahendadu populaarteaduslik, aga üpris viidete rohket lugu kirjutada ja siin on natukene, nagu eestikeelse sõnaga ütelden, intrigeeriv lookene, et kas Setomaal mingit saksa jälgi ka on. Ja siin on seal selline pikem arutelu, aga see on nii keeruline, et seda mi loomulikult ei saa telegrammi stiilin käsitleda, nii et see on selline pikem lugemine, kus targempa keelemõist ja saavad tõstele kommenteeritud nii et jätamine saksa sammu ja jälle lugemisest ajalehe. Ja. Aga me oleme jõudnud siis Vallavahelehemannu. Vallavahelehemannu õkva edimesel lehel ka väga väärtuslik uudis. Värska sanatoorium Võru maakonna aastatööandja 2012. Lihtsalt praegu Värska sanatoorium on saanud varem ka tunnustusi, aga siis ta kuulusi lihtsalt Põlva maakonna alla. Aga nüüd märgati teda kõrraga ka Võru maakonna, nii et kes on hää ja tubli asutusva inemine, no lööve alati läbi, kui ka muutuse. Ja siin Triinu Arund Värska noortekeskuse juhataja kõneles ka Värska noorte tegusast sügüsest, tehti moeshow'd ja alustati palju tantsutunde ja playback show'd ja nii edasi ja nii edasi. See on veel pildikene sellest tiilõigu avamisest ka, Illosti sinna Miktemäe ja Värska vahele. See on ka väga hea uudist, aga toda tundva lehelugeja ilmselt autoga sõiten esik ka. Ja siin on väike Poola reisikiri, Piirivere liidri büroo on selle siis kirjutanud reisist, et kõik nu reisi, et tundus küll vahepeal kõrvalt, et mis nad jälle koskil käiva, aga me oleme püüdnud noid reisikogemusi ka lehen avaldada, sest tihti saava inimese mingi märgo või mingi idee või mingi julgustuse või saava lihtsalt kuigi natuke välja puhata, et jällegi seda asja täve jõuga edasi ajada. Ja lehen on taas ärtuudu ka kõik võimaliku ametniku ja tüütaja ja näide kontakti seda oma vallan telefoninumbri ja meili, et inimese saasi vallan alati oma murede ja asjuga ja rõõmega kohegi poole pöörduda
ja tuujasumses taas avaldad, et inimene saa selle välja lõigata, taskuraamatu vahele panda ja saa alati kontakti võtta, kellega vaja, et on hästi tore. Et selles mõttes jälki, et Setomaa leht tule kõikide Setomaa valla postkastidega. Aga inimesed, kes elase väläpuul Setomaad, pead lehe telme. Ja siin all just ka tekst, kus on telefoninumber ja meili aadress, kui te elate Tallinna või Tartu või Kalro, et siis helistage ja saatke meil ja telke enda leht ja siis saate ka näete, mis on valla ametnike nime, kontakti ja telefoninumbri. Nagu tämpätse või meil lehe homsi. Meil on hää ütelda, et telke lehte, sest kui Võju ja Kohupime paki kõik haiglätva nagu kõhnembas, siis lehte on just niimoodi, et katsele leheküljele tul 4 valla lehekülge manu, nii et kes telseva katese lehekülge naksiva kats tõist saama, nii et tollel mõtten on meil tore seda lehte soovitada. Ja 7. lehekülg lehest ja 3. lehekülg valla osast, siin on taas, et oktoobrikuu oli siis Vasseliinan Võrumaa kohalik elu edendavad tegelase koondeiva loome talgut ja siin jällekina sääne külade koostöö meeskond, kus oli ka Seto, seen saiva jällegi nagu tunnustust. Nii. Värska gümnaasiumin Seto nädalistum kaavil pikem lugu ja tore Kaia Seto rõivil säänest suurt Seto laste oppajat Vabarna Maretit, kes tõesti nii oma pere kui ka mitme kooli latseb pandnu käsitööd ja Seto kultuuri armastama, nii et igatahes au Maretile. Ja siin on siis väikene lugu ka Sander Linnusest, kes on siis tubli sportlane ja võistlustel võitusid saanud, et siit saa siis Kaia ja lugeda. Ja ka lugemise poole pealt Värska raamatukogun käveses raamatukogu nõid Rosaalie, et lastele jällekina elu huvitavambast ette. No saigi meil vist see valla vahele läbi. Jõuame tagasi setokiilse Setomaamana. Ja siin on siis ütses lehekülg, kus on Seto Leelo vanalaulja praegu Rahasepa Maria kirut tagasi vaata Monika koorist. See oli siis vähem ettekanne, millest ta kõnel ka Seto Leelo kongressil, aga siin ta kõneles oma vanempide koorist ja elost kui time, kus ta külakaran käve ja näiteks ütles ta, et viilan meele, kui mammaga oli külakara, mamma kõõ laul uma ette, sai arvu, et mõttel laulusõnnu, vai siis külapraasnikul nagu mõlapäiv, ega elämiseh vai taloh olla Eestimaa poole pealt umadse tulnu. Nii perrehe tuli umadse Tallinnast ja Viljandist, Tammsalust, Tartust, Valgast, Antslast ja nii edasi, et ka väga tore tagasivaades Monika koorile ja Rahasepa Maria latsepõlvele. Ja et Leelo on üks nagu väga kõva asi, siis Trädet Täkk käve Jaapanin kontserte andman, oli siis sääne seminar ja sai siis Jalmarile helistedus ja küsytus, et kus neil seal läts ja Jalmar väga lahkelt jutust oma Jaapani kogemust ja organiseerises ruttu ka foto ja me saime siis toda kogemust jagada ja Jalmar igatahes soovite jaapanlaisi kutsuga suurempile praasnikile, kuningriiki ja leelopäevale ja et ta ütel, et jaapanlasi sääne süvakultuur väga huvitas ja tuud me oleme juba esiki kogenusest ka suvel on Jaapani külastajaid käyny ja näide küsimuse Seto kultuurikotsile on alati väga sügava ja väga tõsitse, et tõepoolest oma toreda külalise. Jah, me oli nüüd siin Mardilaadal ja siis
turismivedosniku ja vallavanepi arutime siis, et mida me selle Jaapaniga ette võtame, et me ikkagi tahame minna Jaapanini välja jõuda, lööda sealt endale sõpruspiirkonna. Ilmselt siis seal on kats võimalust, kas siis Seto linnaga või Seto piirkonnaga, et siis Setomaa ja Seto piirkond Jaapanist, et me võisi kuuhtüütada ja neid jaapanlasi siis ka tuua siia kaema siis koha peal seda Seto leelot. Ja see on veel rõõmustav uudis, et Seto Küük MTÜ otse hindale tegevjuhti ja löödse väga tegusa ja laialdaste huvidega ja keelteoskusega tegevjuhi, see on siis Irina Orehova, Time muud Murditar, kes on Eestin ülikoolin käynyt ja eläs perega Eestin. Ja Time on tõesti tyyttänyt giidina, osallenut Soome-Ugri liikkumisen, turismihuviline ja ütle sõnaga, et tiidka söögi tegemist ja rahvaluulet ja kunagi Obinitsan 15 aastat ka aastaigu oppajana tüütänyt, nii et Mardilaadal ta igatahes juhtse vägesid ja kõik ütliv ainult kitusõnu. Ja siis olgi siis Seto nädäli suur sündmus, 4. leelokonverents, leelokene, laulukene, mille siis oli siis Sarveõie leelotarku kogu esimiis, et Time siis võtse seal käsile aolu, et kuis kõik koori oma üldse tekkinu ja meenutati Vannu kuure, nagu siin on siis Molnika koorist juttu. Ja siis oli siis katepäevane ja sinna mahtu siis märgutamist ja ettekandit ja veidikese ilutamist ja kulatamist Obinitsa peal. Ja siis leelokonverentsis Sarveõie esikaes üle, et mis seal toimusi ja siis kituse kelli andka oma see mulje tollest edesi. Nii et siin on jälle põnnev lugemine, kes kohale saava enam-vähem tiida, mis toimusi. Ja järgmine lehekülg on ehtidest. Jah, et järgmine on jälle käsitööst, et vahepeal on naljatamisi üteldu ka, et pankagi juba Setomaale käsitööleht alapäälkirjas, aga võtta käsitööga on sääne asi, et kui teda nii hästi teetas ja kui teda nii aktiivselt veetas nagu Kala-Ingrid, kes on siis käsitöökogu vedosnik ja kui on palju tublisid tegid, siis lihtsalt tu teema nagu kerkiseks päevakorrale. Ja ehtide teemapäival tõepoolest Obinitsan, kus oli ka suur ehtide uurija Piho Mare kohal ja siis kõik muuseumitüütaja ja inimestel oli ka ehtid tüten ja siis tol siis nagu teemapäiv, et kus tetatu päätük Seto käsitöö raamatule, mis kunagi tule, et kus noid ehtid käsitleda, et sääne pildistamine ja ettevalmistamine. Ja siis Mardilaada teema, Mardilaat on nüüd praegu juba õnnelikult ja võidukalt müüda, piltega saa tutvuda internetin ja järgmiste lehte tule ka ülekaehtust tollest laadast. Ja olemi väga rahul ja Miika oldas siis väga rahul, et Setomaal siis pääküläline Mardilaadal ja tõepoolest juba tuu internetin ringlev foto ja video ja laulumaterjal ja käsitöömaterjal, tuu on kindlale juba väga suur töö, käsitöö ja Mardilaada propagiirmises, et mis meil teimi vedurina. No tundu jah, et tuu Mardilaat läts päris kõrda, et Seto paistu seal välja ja Seto süük paistu välja ja rahvast oli palju ja morgast oli väga illos kõik ja ma arvan, et seal läts kaubast ka ikka. Jah, olenes, aga ostid võinu loomulikult rohkem olla. Ja olemegi jõudnud siis viimatse lehekülle peale. Siin on siis kõiksugu
sünnipäevalatse õnnitletu ja tervitetu väikeselatse, üteldu viil, mis sündmusi uutta. Näiteks tõsel detsembril tule Leelokoori Kuldatsäuk 30. sünnipäev, ka väga tähtis asi. Ja 30. novembril tule UNESCO konverents Verka kultuurikeskusen, nii et huvitavit asju uutta. Ja kats kalendrit saiva valmis, et Seto kiri Reinu Hinde iistvidamisel tegi, sest Seto pühadega nagu looduskalendri olda vist. Ja Võrumaal tetasses juba ammu seda Võrusetu tähtraamatut, ta peas juba mingi 25 või 30 aastakäik olema, haiglat maru ruttu. Ja siin selle Võrusetu tähtraamatun ka, sest Luigase Inaara söögiretsepti ja et mõlemba pühä ärtuudu, et just nagu Liina Setodele hää, seal ilustetu kalendri närtuudu Eesti pühä ja Seto pühä ja inemine tõesti tiid kuna oma puhkust võtta, et ei satussi kohegi võlsfestivalile, kui parajale kuningriik käü näites. No vot, ja saigi meil siis novembrileht ütele poole. Enne kõiki, kes meid kulsi, aitüma. Kui teile saade meeldu, siis näudake pässe ja vaotage ka sinna telli nupu peale, et ole siis kursi, et mis siin Seto meediakanalil jälki vahtsest tule. Ja Ülle sukka saame siis kokku vast jälle umbes 6 aja pärast või veidikene varem ja kõneleme, mis siis järgmise lehe uut on. Igatahes töö käsil ja põnevat tule. Nii et kõige paremat. Nägemist.